Tere tulemast minu kanalile, et ühiselt mõtiskleda väikeste asjade suure mõju üle. Elame maailmas, kus armastatakse suuri ja dramaatilisi lugusid ja pöördeid ja see on kuidagi meie loomuses kõike suurt üle hinnata ja kahe silma vahele jätta väiksed argipäevased otsused ja asjad. Me ootame enamasti mingit radikaalset sammu või otsust, mis muudaks meie elu ja maailma nagu kohe ühe hoobiga. Kuid tegelikult muutused ei alga loosungitest. Need algavad enamasti märkamatult. Muistne prohvet Sakaria hoiatas oma kaasaegsidki, et nad ei peaks halvaks väikeste alguste päeva. See on Sakaria raamatu 4. peatükis 10. salmis öeldud. Täna mõtisklemegi just selle üle, miks pisiasjad on meie vaimulikus elus kõige ohtlikumad ja samas ka kõige tugevamad ja võib-olla ka lootusrikkamad mõjutegurid. Alustame ohtudest. Ülemlaul hoiatab meid sõnadega: võtke meile kinni rebased, väikesed rebased, kes rikuvad viinamägesid. See on Ülemlaulu 2. peatükis 15. salmis öeldud. Miks just väikesed? See suuri ohte märkame kohe, aga väikesed kõrvalekalded tunduvad lihtsalt tähtsusetuna. Mõtelgem piibli suurkujudele. Simsoni allakäik ei alanud juuste lõikamisest, vaid väikestest järeleandmistest. Ta läks keelatud kohtadesse ja tegi kompromisse, mis muutsid ta vaimselt tuimaks. Või võtame kuningas Taaveti, mehe, kes Jumalale meeldis. Kui tema suurim tragöödia sai algus ühest tühisest hetkest, mil ta jäi sõja ajal koju ja ta pilk peatus liialt kauaks võõral naisel. See on 2. Saamoli raamatu 11. peatükk kirjutatud nõnda. Vaimulikus elus on see väikese hälbe printsiip kriitilise tähendusega. Vaimulik distsipliin ja usuelu ei varise kokku dramaatiliselt, vaid laguneb väikeste järeleandmiste tagajärjel. Me ütleme endale, no üks kord, ainult see kord võib ikka. See ei muuda ju midagi, kuid pisut haputainast teeb kogu taigna lõpuks hapuks. Meie lahinguväli ei ole nagu Simpsonil. Me scrollime tunde, istume Instagramis ja TikTokis ja see lõputu infovoog on nagu väikesed rebased, mis rikuvad meie hinge viinamäge. Alguses ei muutu nagu midagi, kuid erinevus kasvab pika aja jooksul ja tulemused on tavaliselt kurvad. Me ei suuda enam keskenduda ja muutume vaimulikult lihtsalt tuimaks. Kuid väikesed muutused ei ole ainult kahjulikud, vaid need võivad olla ka väga kasulikud. Niisama võib seda printsiipi ka teistpidi võtta. Ka see printsiip töötab ju ka positiivses suunas ja see on meie jaoks lootusrikas perspektiiv. Jeesus võrdles taevariiki sinepiivakesega, mis on seemnest väiksem, kuid sellest võib kasvada suur puu. Positiivsete muutuste saavutamiseks pole vaja alati iglaslikke ressursse ega ideaalset keskkonda. Jumalale piisab vähesest, kui see on antud õige südamega. Siinkohal meenub meil ehk see väike poisike, kes tõi Jeesusele 5 leiba ja 2 kala ning sellega toideti tuhandeid. Positiivsete muutuste võti peitub siiski ka järjepidevuses ja ustavuses. Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus. Suured vaimulikud võidud ei teki tingimata suurtest visioonidest, vaid sellest, mida me iga päev teeme.
See tähendab sageli ustavust selles, mida teised ei näe ja ei märka. Aga kuidas püsida väikeste muutuste sellisel positiivsel kursil? Mõelgem laevale. Kui laev on suur, määrab selle suuna väike tüür. Sinu igapäevased sõnad ja väikesed valikud ongi see tüür, mis juhib su elu sinna, kuhu sa soovid. Kui tunned, et su vaimulik elu on kuidagi liigestest lahti, siis tee väike, aga selge korrektuur. See võib olla lihtne lause. See tegu ei kuulu tänasesse päeva. Või otsusta mõni kriitiline vestlus lihtsalt lõpetada. Veelgi enam ütle või tee kellelegi head. Sellised väiksed asjad kutsuvad esile positiivseid muutusi meie vaimulikus kultuuris, meis endis muidugi, aga ka koguduses ja kogukonnas. Hea sõber, tõepoolest suund ei sünni loosungitest, vaid harjumustest. Nii hea kui halb kasvavad välja väikestest muutustest ja pisikestest harjumustest. Selleks, et teha midagi suurt, pole mõtet oodata homset päeva. Küsi endalt juba täna, mida ma saaksin juba just täna mõne väikese otsuse või sammuga oma elus muuta. Andku issand meile tarkust märgata oma elu rikkuvaid väikeseid rebaseid, aga ka otsustavust külvata positiivsete muutuste senepiivakesi. Õnnistatud päeva sulle. Kohtumiseni.